Tagasi vaadates eelmistele hooaegadele, me oleme hakanud vaatama seda, et tihtipeale me märkame teatud korduvaid käekirjas, mis puudutab herbitsiidide kasutamist. Ja kui me mõtleme nüüd tagasi möödunud sügisele või ka tegelikult veel varasemale kevadele, siis mõningaid märksõnu me nägime, mis me tahaks täna teiega võib-olla läbi arutada. Et tegelikult on hästi oluline vaadata seda, millal pritsitakse herbitsiide. Herbitsiidide toime sõltub väga palju temperatuurist ehk siis üldisest ilmastikust. Kui meil on sügisel umbrohutõrje tehtud, sõltumata sellest, kui hästi ta läks, siis kevadel tihtipeale ikkagi tuleb järeltõrje teha. Kui on hästi õnnestunud sügisene pritsimine, saame me kevadist pritsimist ajastada hilisemaks, kui tingimused selleks on paremad, on temperatuur kõrgem juba, päikese paistet on võib-olla rohkem, nii edasi. On olukordi, kus siiski näiteks maikuu sees ilmastikuolud ei ole soosivad, tuleb külma laine, aga pritsida tuleb, siis on äärmiselt oluline jälgida seda, et te teeksite seda õigeaegselt. Ehk meie selline üleskutse on, et mitte mingil juhul ärge teostage pritsimisi alla 10-kraadiste temperatuuride juures. Oodake ära, kuni natukenegi soemaks läheb ja jälgige järele jääva päeva või siis päevatee ilmastikolusid. Kui lubab ikkagi jahedat perioodi, siis pigem võimalusel oodake selle pritsimisega. Juures oleval pildilt on tegelikult näha, kus me kasutasime lihtlabas spreivärvi, et vaadata, mis juhtub siis, kui me umbrohu ära pritsinud ja kuidas see umbrohi siis ajapikku võiks hävineda. Siin värvaine puhul on tegelikult näha, et kuigi umbrohu tonaalsus vasakul pildil on kergelt kollakas, siis see umbrohi ei ole lõplikult ikkagi surnud. Sest et siit paremalt poolt on näha, taime keskelt on jälle roheliseks minemas taim. Ehk siis tegelikult see on üks hea indikatsioon, kuidas te saate ise oma põldudel lihtlabase spreivärviga, mis on vesialuseline, seda katsetada. Kui nüüd võtta arvesse sügis, siis mida me nägime möödunud sügisel? Oli see, et tihtipeale seesama septembri keskmine aeg juhtus olema jälle see jaheperiood. Ja üldiselt teravilja põldudel sügiseti kasutatakse päris palju mullatoimelisi herbitsiide, siis see aeg konkreetselt mullatoimeliste herbitsiidile ei olnud soodne. Ja tihti juhtus see, et muidu väga efektiivne toimeaine ristiõiliste umbrohtude, olgu see rapsivaris või mõned muud, jäi ebapiisavaks. Ja nüüd juba võib ette öelda, et tõenäoliselt kui ükskord see lumi ära sulab väljas, me näeme päris palju olukordi, kus tuleb teha üsna varakult juba pritsimise herbitsiididega. Ka kevadel, sest et sügisene tõrje jäi ebapiisavaks. Ja me võtsime võib-olla siit selle teema mõnes mõttes kokku selliste omapoolsete soovitustega ja juhime ka tähelepanu mõnele preparaadile, mida siis võiks kaaluda kevadel kasutada. Et kui me mõtleme nii, et hästi palju kasutatakse Eestimaa põldudel sulfuroontüüpe herbitsiide, on see Biathlon, on see Sekator, on see Trimmer ja nii edasi, siis tegelikult aeg-ajalt on mõistlik preparaate vahetada. Üks hea preparaat selleks, millega teil õnnestub kindlasti oma teraviljapõlde umbrohtudes puhtaks saada, on Ariane S. Hästi laia spektriga 3 toimeaineline toode. Kindlasti soovitame seda aeg-ajalt, ütleme selliseks puhastavaks preparaadiks kasutada. Teine toode, mis on kindlasti odavam ja mis sobib sama hästi, on lihtne Dicoherb Super, vane hea klassika MCPA ja Banveli segu, mis samamoodi tegelikult on hea lahendus. Ja võib-olla kolmas variant, kui te olete varasematel aastatel kasutanud seal näiteks Trimmerit, Tomahawki või mingeid muid lahendusi, Sekatori, siis võtta selle asemel Biathlon 4D koos MCPA seguga. Ja miks me võib-olla neid 3 propageerime, on see, et nendel 3 herbitsiidil kõigil, või ütleme siis 4 MCPA-ga, on mõju teravilja varise, või selle, Clearfieldi varisele. Ehk eelkõige siis me räägime Biathlon 4D ja MCPA segus on see MCPA, mis mõjub sellele Clearfield varisele, kuna seal tavapärased need sulfuroon herbitsiidid ei toimi. Aga võib-olla üks hea asi, mida ka alati vaadata ja kindlasti enamustes ka teevad, on see, et jälgite neid kasutuspiiranguid. Ja võt siin Biathlon 4D plus MCPA segu kindlasti ületab teiste lahenduste sellist paindlikkust, kus me räägime tegelikult sellest, et te saate neid pritsida lausa lipulehe keelekese ilmumiseni ehk kasvufaas 37-ni. Loomulikult me ei soovita nii kaua oodata, sest et tavaliselt sellel ajal juba tulevad teised pritsimised selga.
aga on hea teada, et tegelikult turul on see lahendus ja efektiivne lahendus ja toimib tänu MCPA sisaldusel ka madalamatel temperatuuridel ning Biathlon annab teile siis selle pika järelkaitseaja. Ja paluks kindlasti ka meelde, et need nii-öelda võib-olla olulised nii-öelda nüansid. Ehk siis kui on näha öökülma ohtu, siis mitte mingil juhul ei tohi see pritsimisi teostada. Ehk siis jätke see pritsimine hilisemaks ajaks, kui ülbab öökülma. Kui on olemas nii-öelda oht, et päevased temperatuurid jäävad alla 10 kraadi, samamoodi pigem oodake selle pritsimisega. Nii kui on külm, ega see umbrohi ka seal põllu peal väga ei kasva. Ja loomulikult, kui on olud soodsad, siis püüdke see pritsimine teostada ennem lõunasel või veel parem hommikusel ajal, sest see on hetk, kui umbrohtude nii-öelda õhulõhed on avatud, nagu kultuurtaimgi imab ta endasse vett ja tegelikult see on väga hea viis, kuidas tõhustada ühe toimeaine efektiivsust, sest ta läheb kiiremini taime sisse. BASF. We create chemistry.